Tere, hea Sõjamuuseumi sõber! Täna on meil järjekordne meisterdamise tund. Minu nimi on Külli. Ja minu nimi on Hedvig. Hedvig on 11-aastane ja tema on täna abiline, kes aitab teha pop-up ehk hüpikkaarti, mis oleks siis toredaks kingituseks emadepäevaks, mis kohe varsti tulemas on. Kaardi valmistamiseks vajalikud materjalid on meil siin laua peal näha. Oleks siis vaja sellist paksemat paberit ja ka natuke õhemat paberit, joonlauda ja samamoodi ka erinevaid pliiatseid, harilikku pliiatseid, värvilisi pliiatseid, kääre, liimi ja miks meil need nõud siin laua peal on, see on lihtsalt selleks, et näidata koduseid vahendeid, näiteks millega teha ilusat ringi. Kaardi tegemisel valmistame kõigepealt ette kaardi põhja, see tuleb siis paksemast paberist. Nilkame ta välja. Ja selle kaardi siis murrame pooleks, sest on väga oluline, et meil oleks 2 pool sellel kaardil. Ja meil on siin üks näidis ka. Ja selle näidise pealt on siis näha, et ta käib niimoodi kokku ja kui me teeme lahti, siis siit nagu hüppab üles üks selline detail. Ja seda te võite ise otsustada, millise detaili te sinna tahate siis panna, kas näiteks ka südame või lillekese või hoopis päikese või ükstaspuha millise kujundi. Ainuke asi, et see kujundit peab saama kokku voltida. Siis kui kaart läheb kokku, siis ta jääb siia kaardi sisse. Nüüd, kui meil on see kaardipõhi valmis, siis järgmiseks väga oluline detail on teha valmis, näete, sellised väikesed kuubikud, et nende peal hakkab siis see keskne kujund liikuma. Ja selleks on meil siin paber, juba valmis mõõdetud, kus siis lõikame välja paberiribad. Ja see on nüüd oluline, et see oleks üsna täpne, et mida täpsem see on, seda paremini hakkab teie kaart kokku lahti käima. Nii et kui kellelgi on vaja näiteks abi, väljamõõtmisel, selle riba väljamõõtmisel, siis võiksid võib-olla vanemad natuke aidata. See veel pooleks. Ja nagu siit näha, ta on selline hästi võrdsete külgedega see kuubik. Nii et me oleme ka siin paberi peal välja mõõtnud sellised 2x2 ruudukesed ja siis üks väike ruudukene selleks, et seda saaks kleepida. Nii, kõigepealt pidime selle murdma niimoodi pooleks, et jääb üle see väike liimimiskohakene. Ja järgmiseks paneme siia peale liimi ja painutame selle, murrame selle siis siia peale, et saame sellise kokku kleebitud detail. Ja kui me nüüd ta lahti võtame, näete, ta on nüüd selline. Ja nüüd järgmiseks me vajutame ta niimoodi kokku, et siit need ühenduskohad, need jooned lähevad täpselt kohakuti, nii et teeme ta teistpidi pooleks. Ja siis teeme jälle lahti ja saamegi sellise kuubiku. See on väga oluline kuubik meil. Siis nüüd järgmine etapp oleks see, et me mõtleme, mis läheb siia keskele. Ja Hedvig mõtles, et teeb siia ühe ilusa lille. Mis lill see oli? Päikselill. Päikselill, nii. Ja päikselill, et ta tuleks siis selline vahva ja igati ümmargune. Siis selleks ongi meil nüüd vaja neid nõusid, millega teha 2 ümmargust ketast. Nüüd tuleb ketas murda pooleks, sest see keskkoht on meil hästi oluline, et ta pärast hakkaks ilusasti kokku käima.
ja siis, kuna meil oli kavas teha selline niisugune sakiliste servadega või lehtedega lill, siis lõikame need sakid praegu sisse. Väga hea. Nüüd on meil 2 ketast, sellist sakilist ketast ja me kleebime nad nüüd omavahel kokku. Nii et selleks paned natuke siia liimi siia keskele ja paned ta siis teise ketta, mitte üleni, vaid ainult sinna keskele natuke liimi, eks ole. Ja siis selle keera see ketas ka teistpidi. Ja siia täpselt kokku on murdjooned. Väga hea. Ja nüüd võib isegi natukene neid sakke seal niimoodi näpuga kergelt sassi ajada, et siis on näha, et ta on ikka ruumiline. Nüüd on meil siin kaardi põhi valmis ja Hedvig juba kirjutas siia ka head emadepäeva. Kõik tekst tuleks varem ära kirjutada, sest et kui me siia nüüd selle hüpik konstruktsiooni teeme, siis saab küll, aga väga raske on kirjutada. Nii et tekst on meil juba olemas ja siis hakkame nüüd paika panema seda sama väikest lillekest. Ja selleks meil tuleb siis need kuubikud nüüd ära liimida. Kuubikud lähevad nimelt siia kaardi keskele ja nad tuleb panna täpselt üksteise kõrvale ja kummalegi poole keskjoont, aga niimoodi, et nad peaaegu puutuvad omadega külgepidi kokku, tuleb nad panna. Väga hästi. Ja nüüd me võime vaadata juba seda, et kas teda saab kokku panna, näete. Saab küll kokku panna, eks. Nii, ja nüüd järgmiseks kleebime paigale selle lille. See on nüüd natukene keeruline töös, me teeme seda 2 ja kes te seda kodus teete, siis saate ka võib-olla kellegi abi küsida. Nii et kõigepealt paneme siia peale liimi, et siia niimoodi näpu alla. Ja siis paneme selle lillekese sinna nüüd keskele. Alguses ühe poole. Ja siis oleks hea sealt niimoodi näpuga muljuda, et ta jääks ilusasti kinni. Vaatame, kas nüüd läheb kokku. Nii. Läks küll kokku. Nii, nüüd on meil kaart valmis saanud. Näete, niisugune kaart on olemas ja Hedvigi mõte oli siis selline, et see on nagu lilleka rohus, et sellepärast me valisime rohelise paberi ja sellise kollase järgsa kevadise lille. Aga kui teil just sama värvi paberit ei juhtu kodus olema, siis suhtuge asjasse väga loominguliselt. Te võite kasutada ka oma olemasolevaid postkaarte, neid millegiga üle kleepida. Näiteks see on meil niisugune taaskasutuskaart siin. Näete, siin teisel pool on hoopis niisugune asi, mille me saame ka kinni kleepida tegelikult. Ja nende detailide suhtes ka te võite siia kleepida igasuguseid asju juurde, mis teil iganes pähe tuleb. Et kasutage julgelt oma fantaasiat. Seekord ütleme teile nägemist. Nägemist. Ja head emadepäeva kõigile! Head emadepäeva!